Ma soovitan suu kinni hoida. Nolgid tulevad ja ei oska käituda. Ütlesid siis pane suu kinni, näed targem välja. Teine asi on siis keemia ja bioloogia. Keemia ja bioloogia. Keemias ja bioloogias on kõigil ainult nagu kõlada. Mulle enamus. Teil on kivisik või kes? Kivisik enam ei ole. On ikka kivisik? Ma mõtlesin, et te saite selle teise õpetajaga. Kivisik. Ma soovitan suu kinni hoida. Et kivisik on samuti väga tore inimene, et minu jaoks ta oli nagu selles mõttes esimesel kursusel kindlasti inimene, kellele mina võtsin alt üles. Et hoidke suu kinni, eriti valedel hetkedel. Ja tehke need asjad ära, sest Katrin on viimane inimene, kes viitsib teiega tegeleda. Tal on oma mingid tegemised, tal on oma firma, tegeleb sellega. Ja ta on väga tark naine, ta on nagu väga tark naine. Et see, et tema teid õpetab, on nagu väga auväärt selles suhtes, et ta võiks teha midagi palju paremat oma ajaga, aga ta otsustas tulla siia ja teid õpetada. Samamoodi ka tegelikult Ruts, et ta tuli siia ja hakkas teid õpetama, et tal oleks palju paremat ilmselt teha. Et austage seda, et paljud õpetajad on eluaegselt õpetanud ja nad on harjunud sellega, et poisinolgid tulevad ja ei oska käituda. Aga selles mõttes paljud õpetajad on tulnud siia nii-öelda juhtkonna palvel, et te saaksite midagi selgeks, siis austage seda. Ja Katriniga ka ma ei soovita võlgu jätta sisse, sest et ta mingi hetk läheb kindlasti ära jälle, sest seda ei ole jälle mingi kuu aega, et te lihtsalt ei saa tehtud neid asju. Mis hindad sul oli keemias? Yes. Mul on 5 ja 4 vahel. No kui sa vähegi Katriniga läbi saad ja küsid nagu, kas sul on võimalik kuidagi paremini nagu 5 peale saada, siis võib-olla seda nagu aitab. Aga mul nagu esimesed 2 aastat, ma arvan, et ma oli keskmine hinne 5.0. Et mul nagu ei olnud probleemi sellega. Praegu vist on mingisugune 4,96. Otsustad, et kui Lukashi tulevad kõik hiilud korras olema, siis sa ei pea seda eksamit tegema, aga Lukashi paneb ainult A-d ja M-ad, et sul peab kõik A-d olema. Meile pani hindeid, ma ei tea, mis ta elektrotehnika. Et teil on vaata veidi teine õppekava, et ma ei tea, kuidas teil üldse nende eksamitega, et meil oli nagu iga semestri lõpus mingid eksamid põhimõtteliselt. Rootsukas meil on või? Ta paneb meile. Aga te panete sul hinde taha. Et teil on vist kuidagi võib-olla teistmoodi, et meil oli... Mul on punkti protsendi, kas arvestada või mitte arvestada. Et meil nagu olid hinded, et ma ei tea, kas teil üldse võib-olla ei olegi vaata temaga mingid neid, aga võib-olla oli, ma isegi ei mäleta, see võis olla automaatika mõõtmised ka, milles meil eksam oli. Et see teil ilmselt alles tuleb. Et no üleüldse selles mõttes, et kõik õpetajad on sellist, nendega tasub läbi saada. Sest et teil on lõppude lõpuks vaja seda hinnet, et mitte õpetajal. Et jah, see on kõige parem soovitus, et käi kohal ja ole viisakas. Või oma suu kinni, kui sul midagi ilusat ei ole öelda. Või nagu Jüri Kukk meile ütles, et siis pane suu kinni, näed targem välja. Et täpselt nii see on. Mis on ohmitseadus? Ohmitseadus. R võrdub puu jagatud liiga. Ja definitsioon? Definitsioon, seda ei ole ammu küsitud. Mängib põhimõtteliselt selle pinge. Jah. Mis see oli põhimõtteliselt elektrotehnika? Mul 5. Aga selles mõttes need definitsioonid nüüd teil ei ole vaja nüüd. Põhimõtteliselt küll, kui sa valemit tead, siis on juba kõik hästi. Kui sa tead, mis on R ja mis on U ja mis on I on ja et siis masikas. Nagu tehnikas küsime definitsioone ja formuli üles. Töödes on teil küll vaja definitsioone, aga selles mõttes hiljem elus teil on hea, kui teil on meelde jäänud see valemit.
et ma tean, et meil oli just tehnikutel atesteerimine, üks küsimus oli joomiseadus. Kas teadmine tehnika, mis aitas edasises elus kõige rohkem? Teadmine? Ma ei teagi, kas meil on olnud mingi kindlat teadmist selles mõttes ilmselt kogu see teadmiste pagas või see, nagu, mis ma inimesena õppinud olen, on kõige rohkem mind aidanud. Ja kui ma tulin Polütehnikumi, ma olin siuke pisike hall hiireke, siis esimese aasta lõpuks ma olin hoopis teine inimene. Ja ilmselt see on mind kõige rohkem aidanud, et ma näen, et ma saan ise hakkama ja mul ei ole vaja mitte kedagi. Et selles mõttes sa pead nagu endasse hästi palju lootma kogu selle töö ja kõige sellega, et olema nagu enesekindel. Et ma arvan, et see on kõige rohkem aidanud. Ja kõik need teadmised siis on ainult boonuseks.